Rakendus. Tere tulemast, lugejad! Lugupeetud lugejad! Hoiate käes sarja Slaavi Aaria Veedade 4. raamatu uut kordusväljaannet. Teie soovide kohaselt jätkame esimeste raamatute täiendavate tiražide ja uute väljaannete tegemist, et iga soovija saaks tutvuda vanade usunditega ja muista tarkust, mida meie esivanemad põlvest põlve on hoidnud. Palju sellest, mida me varem plaanisime avaldada, te ei leia sellest raamatust. Aga me püüame, et need materjalid saaksid järgmistes raamatutes sarjast Slaavi Aaria Veda. 4. raamat Eluallikas on varustatud kommentaaridega iidsetele tekstidele, et teil oleks lihtsam mõista vanu kujundeid, millega meie esivanemad kirjeldasid teatud sündmusi. Eluallika juurde oleme taastanud vaid 133 kommentaari 166-st. Kommentaarid 166-st. Valge tee. Jäi üldse ilma kommentaarideta, aga juttude kommentaare saate lugeda. Täiskasvanutele on need abiks, aga lapsed tajuvad õigeid kujundeid niigi ilma igasuguste kommentaarideta. Teie soovide kohaselt oleme hakanud välja andma lisandeid sarjale Slaavi Aaria Veda. Need on väikesed brošüürid, kuhu oleme kogunud materjale erinevate aspektide kohta, mis on noortele vanematele ning ka vanavanematele hädavajalikud noore põlvkonna kasvatamiseks. Meie oleme välja andnud lisanrüks tarkuse sõna Wolf Velimudralt, kuhu on lisatud erinevalt sarjaraamatutest kõik 3 osa. See iidse tarkuse kogumik aitab õigesti kasvatada meie lapsi, sest selles on peidetud iidne süsteem noore põlvkonna kasvatamiseks. See süsteem on viimase 3 sajandi jooksul osaliselt hävitatud, kuid meie kogutud teave esivanemate pärandi kohta aitab täita laste kasvatamise olemasolevaid lünki. Me püüame loomulikult välja anda võimalikult palju viimaste sajandite jooksul kaduma läinud materjali ja teeme kõik endast oleneva, et see avaldataks järgmistes raamatutes sarjast Slaavi Aaria Veda. Aga meie muutlikus maailmas võib juhtuda, et see raamat jääb sarja viimaseks, sest raamatute väljaandmine muutub iga korraga üha kallimaks ja meie vanade vene usuliste inglinite kirikul ei jätku pidevalt vahendeid raamatute avaldamiseks üldiseks kasutamiseks. Kuid me loodame siiski, et leidub venelasi, kes aitavad lahendada tekkinud rahalisi probleeme ning järgmised Veda raamatud, samuti lisad sarjale Slaavi Aaria Veda, saavad välja antud ja leiavad oma lugeja. Lisaks täname kõiki arvutimehi, kes aitasid taastada osa teabest meie arvutite kahjustatud kõvaketastelt. Me oleme samuti tänulikud kõigile inimestele, kes on aidanud ja aitavad meie raamatutel ilmuda. Teie soovide kohaselt jätkame juba ammu müügist kadunud 1., 2. ja 3. raamatu uuesti väljaandmist. Need kõik lähevad kiiresti kaubaks nende seas, kes soovivad tagasi pöörduda oma iidsete juurde ja soovijate arv kasvab iga aastaga järjest rohkem. Tahaksin veel lisada, et algselt oli sarja Slaavi Aaria Veda väljaandmine mõeldud kui vaimse kirjanduse abi juba ammu eksisteerivatele ja praegu taaselustatavatele slaavi, aari ja sugukondadele. Inimeste soovide kohaselt, kes tulevad vanade usuliste koguduste, pühakodade ja kogunemiskohtade juurde, otsustas meie toimetus välja anda täiendavad tiraažid raamatutest ja lisada väljaannetele üldiseks kasutamiseks põhjalikumad kommentaarid. Palju sellest, mis on esimesse 3 raamatusse jõudnud, on varem välja antud, kuid ainult kiriku, koguduse ja kaplani kasutamiseks. Seda saate otsustada Veedade raamatute 1. ja 2. leheküljel. Oleme välja andnud ja avaldame Slaavi Aaria Vedasid mitte igasuguste teadus- ja pseudoteaduslike ringkondade haritud meeste ja nendega sarnaste inimeste kriitiliseks analüüsiks, kes teevad endale nime kritiseerides ja taunides kõike, mis ei sobi.
oma ideede süsteemi ümbritseva maailma kohta, mitte selleks, et mõned erakonnad, voolud või liikumised kasutaksid seda teavet oma eesmärkidel. Me oleme välja andnud ja anname välja Slaavi Arivedasid mitte selleks, et kellelgi midagi tõestada, vaid oma vanade usukaaslaste jaoks. Avaldame neid inimestele, kelle hinged on pärast pikka uinakut ja vaimset nälga ärganud, neile, kes on hakanud otsima oma kodumaist iidset kultuuri, algset traditsiooni, oma esivanemate vana usku ja oma sugukonna juuri. Me ei plaaninud kellelegi midagi tõestada ega selgitada. See ei ole meie ülesanne. Proovige ise konkreetselt tõestada pimedale inimesele, et on mäed, päike ja tähed. Kui palju iganes te toote pimedale inimesele näiteid, et need on eksisteerinud miljonite aastate jooksul, ei tõesta te talle ikkagi midagi ja ta ei saa teist aru. Sellest on juba ammu räägitud muinasjutus elevandist ja 4 pimedast mehest. Selles raamatussarjast Slaavi Ariveda otsustasime lisada mõned luuletused, mis on slaavlastele lähedased teemad. Ühe osa luuletustest saime venelastelt pärast 3 esimese raamatu lugemist, teise osa aga andsid meile meie slaavi kogonnad. Kas meie samm on õige või mitte, otsustate teie, austatud lugejad. Soovime teile rahu, armastust, headust, rõõmu ja õnne teel oma iidsete juurte juurde. Austusega kõigile lugejatele, kirikute väljaanne Asgard.